Täna on selline huvitav reedeõhtune hetk, et nädalavahetusel on tulemas emadepäev ja selle puhul tegelikult me mõtlesime kogu maikuu, et me räägiksime kõik siis igaüks meist oma nurga alt, nagu ikka, räägiksime natuke sellest, mis puudutab nagu seda emade teemat. Aga üldse mitte niimoodi otse, nagu võib-olla võib arvata, et kellel mis värk emaga või mis meil need suhted emaga just konkreetselt on, vaid igaühel meist on mingi oma teema, mis on võib-olla kas kaugemat või nagu lähemat pidi seotud siis sellise nende teemadega, mis emadepäeva paiku meid ennast kõnetavad. Ja tere kõigile! Tere tulemast tänasesse mõnusasse laivi ja tänasesse Zoomi. Nii. Millest me siis peale hakkame? Kõigepealt ma tahaksin teie käest küsida, et kas teie olete tundnud selle peale, et sõna ema on tegelikult väga sarnane sõnaga emakas. Et see sõna emakas sisaldab sõna ema. Ja see on minu arust nii huvitav sõnamäng siin eesti keeles, et mul on nagu kummaline sellele mõelda, et miks me igapäevaselt isegi pole nii palju selliseid seoseid nagu vaadelnud, mis keeles omavahel on. Et sõnal emakas tüvi on tegelikult sõna ema. Ja igas keeles see ei ole niimoodi, aga eesti keeles on. Ja see on minu arust hästi ilus või selline hästi nagu kaunis. Ja ma tahan sulle täna rääkida oma lugusid seoses ema teemaga. Ja ma tahan sulle jagada täna sellise kohtumise teises pooles siis ühte mõnusat harjutust, ühte praktikat, mida me saame kõik koos kohe teha. Ja mul on hea meel, kui sa siin kaasa räägid, et oma mõtteid jagad ja kirjutad chatis, et oled siis oodatud kõigele kaasa rääkima. Ja aitäh, kes juba on kirjutanud ja jaganud. Et minul on selle ema teemaga on nagu kaks sellist huvitavat võib-olla nüanssi minu elus. Ma ei tea, kas see sind kõnetab, võib-olla kõnetab mingi nurk, sest mulle tundub, et need mõtted ei tule kunagi meie pähe juhuslikult, vaid alati oleme me samas ruumis ja jagame nagu samu mõtteid ja samu teemasid mingitel erinevatel tasanditel, nii et me tavaliselt kõnetame üksteist. Leia minu jutus siis, mis sind kõnetab. Aga kui mina mõtlen oma ema peale, siis minu ema ei ole tänaseks juba päris ammu enam, ei ole siin maailmas, aga ta andis mulle väga palju kingitusi kaasa. Ja mõned neist kingitustest olid loomulikult sellised, millest ma sain aastaid hiljem alles aru, et need kingitused olid, sest siis, kui ma olin laps või emaga suhtlesin, siis ma nagu üldse ei arvanud, et see nagu kingitus on. Et näiteks üks kingitus, mille ma oma ema käest kaasa sain, oli see, et selline nagu ülitundlikkus või erksate ja teravate meeltega maailma tajumine. Ja kohe räägin, kuidas ema selle mulle kinkis. Aga senikaua, kui mina räägin oma emast ja suhtest temaga või neid nagu kingitusi, mis jagan, mis ta sai, senikaua sina võid siia kirja panna sellesse chati, et mis on sinul need kingitused, mis sulle meenuvad, mida sina oma emalt oled saanud? Või kas oled üldse? Kui ei ole, siis kirjuta, ma pole. Aga kui oled, siis kirjuta, mõtle. Äkki tekib midagi, mõni mõte ja jaga. Et ma olen väga tänulik nende kingituste eest ja see ülitundlikkus, kuidas see meelte erksus nii-öelda, kuidas see ema mulle selle kinkis, oli see, et kui ma olin laps, siis meil ei olnud emaga mingisuguseid selliseid lähedusi, et nagu kailistaks või ütleks üksteisele, et oi, ma armastan sind. Meil ei olnud selliseid asju. Minu ema andis endast parima.
ma olin üksik laps kuni 12. eluaastani, siis sündis mu väike vend. Aga kuni 12. eluaastani mu ema oli siis üksik ema minuga kahekesi ja ta käis enamus ajast tööl, ta oli noor ja ta püüdis nagu hakkama saada nii hästi kui võimalik selle lapsega, selle eluga, selle kõigega. Aga seda, et jagaks mingisuguseid selliseid armastusavaldusi või hellusi või kuidagi hoiaks ümbert kinni või kallistaks või joonistaks südamekesi, no selliseid asju ei olnud. Lihtsalt meie elu tollel ajal oli selline. Ja ma ei osanud sellest kuidagi nagu puudust tunda tollel ajal. Aga ema ei jaganud ka mitte mingisuguseid oma emotsioone. Ta ei jaganud, et tal on raske või et tal on kerge või et tal on nagu hull rõõm või õnnelikkus. Ta lihtsalt oli minu arvates. Ja mina oma lapse sellise nagu olekuga püüdsin kogu aeg ära tunnetada ja püüdsin ära tajuda, et kuidas mu emal siis parasjagu on. Et kas tal on nagu hästi või tal on nagu halvasti. Sest me ei rääkinud emotsioonidest või tunnetest. Oi, mina tunnen seda. Sellist jutte tollel ajal meie kodus ei räägitud lihtsalt. No räägiti seda, et mis süüa ja kus miski asub ja mis õue selga panna. Et see ei olnud kuidagi nagu halb, aga minu meeled läksid väga teravaks ja erksaks just tänu sellele, et ma kogu aeg püüdsin tajuda ja tunnetada, et mida mu ema siis tunneb, sest ma lapsena tahtsin teada. Ja mõned sellised helluse hetked olid meil ka. Näiteks mu emale meeldis nimetada mind linnupojakeseks. Ja see linnupojakene oli minu kõige nagu ilusam hellitussõna lapsena. Ja loomulikult ma vahepeal tundsin, kuidas ta mind väga armastas ja ma tundsin, kuidas ta väga hoolis minust. Aga kuna ta ei rääkinud seda, siis ma pidingi selle teada saamiseks tunnetama. Ja ka selle teada saamiseks, et mis talle siis nagu meeldib ja mis talle ei meeldi. Ma pidin seda tunnetama. Ja ma siis tunnetasin ja nii ma siis elavdasin ja ergastasin oma meeli lapsena. See on väga suur kingitus mulle olnud eluaeg, et ma täna tajun ja tunnetan väga hästi erinevaid energiaid ja olemusi ja mida iganes siit või sealt ilmast. Aga see sai alguse sellisest just nimelt oma ema tunnete tajumisest ilma sõnadeta lapsena. Et see oli selline põnev koht. Ja muidugi ma ei saa öelda, et meil emaga ei oleks olnud selliseid sügavaid vestlusi elust või nagu asjadest, oli küll. Aga need olid siis, kui juba ma olin suurem, päris suur. Ma olin juba ammu kodust ära kolinud ja isegi Tartust ära kolinud Tallinnas. Ja mul oli oma karjäär ja elu ja emal oli juba esimene operatsioon ära olnud. Ja siis iga päev, kui ta tuli Tartus onkoloogiakliinikust, siis ta istus seal on Barclay plats, siis ta istus seal Barclay platsi peal pingi peale ja helistas mulle. Siis olid juba mobiiltelefonid ka. Ja siis ta helistas ja siis me rääkisime. Ja siis me rääkisime väga-väga pikalt ja väga-väga põhjalikult kõigest. Rääkisime nagu kõikidest asjade olemustest ja sügavustest ja tunnetest ja need olid väga sügavad ja põhjalikud vestlused, mis ei tahtnud ära lõppeda. Hiljem ma sain aru, et me mõlemad ilmselt hoidsime nendes vestlustes justkui seda telefonisidet, sest see oli justkui see asi, mida nagu tahtsime lõpmatult hoida. Üks hetk need vestlused lõppesid, sest emal oli aeg ära minna ja siis ta läks ära ja siis ta viimasel õhtul, enne siit maailmast vikerkaare taha minemist, andis mulle veel ühe suure kingituse kaasa. Ma olin sellel eelneval õhtul siis tema juures ja tal oli juba olnud palju atakke ja arstid juba ütlesid, et kõik on nagu ühel pool ja et ärgu ma midagi lootku ja no mina muidugi lootsin, mina olin kindel, et nagu mina korraldan kõik ära oma nooruse uljuses, et mina otsin uued arstid ja kõik lasen nagu teha korda. Aga
ja siis ma küsisin ema käest nagu, et kuidas tal ikka on ja püüdsin tema kogu aeg tema nagu tuju hoida üleval. Ja püüdsin, kuigi ma siis ei olnud veel mingi positiivsusega jaatava maailma koolitaja, aga ma kogu aeg püüdsin talle nagu näidata nagu positiivseid asju, et näed, vaata, et sa suudad juba seda teha ja et näidata nagu, et mis oli positiivset. Ja siis ta, kui tal oli väga halb olla, siis ma küsisin ta käest, et aga mida sa, noh, et mõtle millegile positiivsele. Ja siis ta ütles, et aga tema elus polegi midagi head ju olnudki. Ja mina ütlesin, kuidas nii, aga et noh, et aga meie nagu mina ja vend, et mina ja vend ju, et noh, vaata ikka oled nagu tütar ka ja siis mõtled, et aga mina ju olen nii oluline asi, vaata nagu oma väikese egoga, et noh, mina olin ikka ju väga hea asi sinu elus. Nii ma mõtlesin. Aga tegelikult siis ma ütlesin, et noh, et aga mina ja vend ju. Ja siis ta ütles sellise lause, et ah, mis teiegi. Ja ma sain aru, et ta mõtleski seda tõsiselt tollel hetkel, et tema elus polegi midagi head olnud. Ja siis, kui ta järgmine päev lahkus, siis muidugi ma olin tükk aega sellises, nagu ikka sellistes leina momentides inimesed on, olin päris masendavas kohas ja aja jooksul kõik muutub. Ja siis aastaid hiljem sain ma aru, et vot see oli suurim kingitus, mis ema mulle kaasa andis. Andis kaasa selle teadmise, et oma elus tuleb igat hetke elada nii, et sa saaksid pärast öelda, et mul oli. Et ükskõik kuna on see hetk, kui elule tagasi vaatad, et sa vaatad tagasi ja mõtled, et vaat minu elus oli palju asju, oli millele tagasi vaadata. Ja tänu sellele kihutasin ma ühest maailma otsast teise, võtsin ette kõikvõimalikke hullusi kõikvõimalikes kohtades, mis mulle teele sattusid, lihtsalt selleks, et kõike kogeda, et kõike läbi teha, et elada täiega. Sellepärast, et mul oleks igal hetkel öelda tagasi vaadates, jah, mul oli. No vot, see on selline, need nagu sellised kingitused, mida mu ema ennekõike mulle andis. Loomulikult andis mulle enne neid kingitusi andis ta mulle üldse elu. Ja ta on väga palju mind ka hiljem käinud toetamas ja vahel ka võib-olla kleidisabast tagasi tõmbamas, aga selline põnev lugu oli minu emaga. Et meil on kõikidel emadega omad lood. Ja see on nii ilus, kui te jagate siin seda, et mida teie oma ema käest kingituseks olete saanud. Kui ma olen teinud naistega selliseid nagu jumalannade teekonna või mingeid koolitusi, kus üks osa on alati suhe emaga, siis ma olen aru saanud, et need suhted emaga on kõikidel naistel alati kuidagi, ma ütleks nagu põnevad. Aga selles emaga suhtes on alati võti. Võti sinu tänase nagu teatud tüüpi heaolu juurde. Mitte midagi ei ole teha, kuniks me ei ole nagu oma suhet emaga saanud selliseks, ma ütleks nagu rahulikuks. Senikaua see mõjutab meid. Kui meil on mingisugune, mõeldes emaga suhtele, mingisugune emotsioon üles kerkimas, siis mingi emotsioon, mis on midagi muud kui tänutunne või armastus, et siis on see koht, millega tasub tegeleda. No kuidas tegeleda selle emaga suhtega? Just nimelt kirjutage üles, mis kingitused ta on andnud. Kirjutage välja, mille eest te emale tänulikud olete. Ja praegu emadepäeva ajal on seda eriti ilus teha. Ja ei ole vahet, kas see ema nagu elab kõrvaltoas teises Eesti otsas või ei ole ta siin maailmas enam. Ta saab selle sõnumi sinu käest kätte igal juhul ja ilma, et sa peaksid talle seda rääkima minema. Sest väga tihti, mida me tahame teha, me arvame, et meie suhet emaga parandab see, kui me läheme ja hakkame asju selgeks rääkima. Et vaata, tookord sina tegid nii ja mina siis tundsin nii. No mis sa arvad, kuhu see viib? Ma ei tea, kuhu teid on viinud, aga minule tundub, et see ei vii nagu mitte kuhugile.
See tekitab ainult seda tunnet, et üks justkui ründaks ja teine arvab, et peab kaitsma ja lõpuks on suur segadus ja segadus läheb ainult suuremaks. Draama tekib ka veel lisaks. Et selles mõttes on väga nagu kasulik lihtsalt kirjutada need mõtted emadele välja. Ja las nad olla. Nad andsid oma parima igal juhul, igas hetkes, ükskõik mida nad tegid või ei teinud. Et see on üks selline põnev koht, et suhe emaga. No vot, ja siis on üks teine pool sellel lool veel. Ja teine pool on see, et kui sa ise oled ema ja mina täna ei ole siin maailmas olevale lapsele ema. Ja ma nüüd ei mäleta, kas ma olin 21 või 22 aastane, kui ma oma lapse kaotasin. Ja ma kaotasin ta sündimise ajal või õigemini ta otsustas juba enne nagu sündima hakkamist, et ta ei tule siia sellesse, et see hing ei tule selle kehaga koos siia. Ja see oli väga kummaline selline aeg, sest et loomulikult ma ei olnud siis nii teadlik ja tark, kui ma täna olen. Ja teate, mis minuga juhtus peale seda? Ma süüdistasin ennast. Ja ma arvan, see pole üldse nagu eriline, sest väga paljud naised teevad seda. Ma süüdistasin ennast, et mina olen selles süüdi ju. Ja kui ma küsisin arstidelt, et miks see juhtus, siis no tegelikult ma ei saanud vastust. Öeldi lihtsalt, et noh, vahel juhtub ja see oli kuidagi nii ja öeldi, et nad ei öelnudki õieti midagi. Tollel ajal nagu öeldi mingeid vereproovi tulemusi haiglas, aga mitte nagu mingeid põhjusi. Ja tegelikult ju sellel ei olegi enamasti mingit meditsiinilise seletusega põhjust. Ja siis see süütunne, mis minu seest kerkis, mis te arvate, kui kaua see mind näris? Väga kaua. Ma arvan, et no 10 aastat kindlasti. Aga teate, kui pikk on 10 aastat? No ja siis oli seal selline huvitav trikk, et ma nimelt arvasin, et kui minul ei ole nagu last siin täna naisena, siis ma ei ole üldse naiselik naine. Ehk siis ma arvasin pikka aega, et ma pean olema selleks ema, et olla naiselik naine. See oli hästi nagu kummaline selline arusaamine, sest tegelikult ei ole see mitte kuidagi seotud. Naiselikkusel on niivõrd palju erinevaid vorme ja see on täiesti okei. Täna ma olen 51-aastane ja ma võin öelda, et mul ei ole siin elus olevaid lapsi, kuigi kui mu käest küsitakse, siis ma ütlen alati, et mul on üks laps, aga ta on teisel pool vikerkaart. Sest miks ma ta maha peaksin salgama? Ja sellest läks hulk aega ja hulga tööd iseendaga, kui ma üle sain sellest, et naine olla saab ka siis, kui sa ema ei ole. Ja ma olen aru saanud täna, et see on nagu ühel või teisel viisil väga paljude naiste jaoks probleem, sest naistel võib olla väga erinevaid põhjusi, miks nad ei ole täna siin emad. Ja mina ütlen, et igalühel on õigus olla, mida ta on. Olla ema, olla mitte ema, olla selline naine, nagu sina tahad või nagu sul on võimalik. Väga paljud naised tahavad olla emad, aga neil ei ole see mingitel põhjustel võimalik, ei ole olnud võimalik siiani. Ja väga tihti need naised klammerdavad ennast nagu või nagu eemaldavad nagu niimoodi kapsli sisse ja eraldavad ja mõtlevad, et see on selline tabuteema, millest ei tohi rääkida. Ja sellest ei räägita. See on justkui see elevant ruumis, millest keegi ei räägi, et mul pole lapsi. Aga sellest võib ka rääkida. Ma olen väga tänulik oma lapsele, kes lahkus vikerkaare taha, sest tema andis mulle vabaduse. Ta andis mulle vabaduse ja suunas mind sellele teele, kus ma täna olen. Nagu täiesti niimoodi, et vahepeal, kui ma ei tea, mida teha, siis ta sealt ülevalt nagu niimoodi näitab mulle, mine, astu, ma lasin su vabaks, ära passi kauem, mine. Et see on nagu selline toetus tema poolt. Aga kui me nüüd maistest asjadest räägime,
siis olla teatud nagu vanuses ja mitte, kui sul last ei ole, siis noh, ilmselt sugulased on loobunud sulle juba rääkimast seda, et kuna need pisikesed tulevad. Ja, aga sinu enda sees, väga paljude naiste sees võib olla selline kas väga suur kurbus, väga suur nagu tühjus, väga suur igatsus, võib olla väga palju raskeid tundeid sellega seoses. Ja enamasti need naised ei julge sellest mitte kusagil rääkida. Sest et need naised, kellel on lapsed, nagu vaatavad neid ilma lasteta naisi niimoodi, et üks variant on, et kas nagu haletsustundega, teine variant on kas kadedustundega. Ja isegi kui nad ei vaata üldse kuidagi, siis kui sul lapsi ei ole, siis tundub, et teised vaatavad sind kuidagi. Ma olen ka seda kogenud, endale välja mõelnud, et teised kõik vaatavad nüüd mind. Muidugi nad enamasti tegelevad oma asjadega hoopis. Aga pikka aega ma arvasin tõesti, et ma ei ole naiselik naine, sellepärast et mul pole lapsi. Ja pikka aega ma arvasin ka seda, et näiteks kõik need asjad, mis ma naiselikkuse kohta ise tean või olen õppinud või mingid vaimsed praktikad või emakatega, me teeme ühe praktika täna emakaga, et mina ei tohiks neid õpetada teistele ega jagada, sellepärast et ma pole ise ema. See hoidis mind pikka aega tagasi. Huvitav, eks? Aga kuidas ma sellest tänaseks üle olen saanud, tahan ma tegelikult sulle jagada, sest täna ma võin sulle öelda, et see ei puuduta mind mitte kuidagi. Ma ei ole uhke selle üle, et mul lapsi ei ole. Ma ei ole kurb selle üle, et mul lapsi ei ole. See lihtsalt on. Täpselt nii, nagu mul on valge nahk. Täpselt nii, nagu mul on sellist värvi silmad, nagu on. See lihtsalt on üks asjadest, mis on, nii nagu on, ilma hinnanguta. Ja ma olen täiesti veendunud täna, et mu elus on kõik läinud õigesti. Ka see, et ma lapse kaotasin kunagi, ka see, et mul rohkem lapsi ei ole sündinud, et kõik on olnud minu elus õigesti. Ja, aga see on olnud teekond siia kohta. Ja loomulikult ma väga hindan ja austan kõiki neid naisi, kellel on lapsed ja ma imetlen teid. Ja ma imetlen ka väga kõiki neid naisi, kellel ei ole lapsi, sest ma tean, mis on need teemad, millest te võib-olla ei räägi. Aga kuidas ma siis siiani olen jõudnud sellesse kohta, et mul on väga rahulik olla selle teemaga, on see, et ma väidan, et meil kõigil on vaja elus mingit tähendusrikkust. Meil on vaja midagi, millesse suunata või kuhu suunata oma armastus. See võib olla meie nagu füüsiline laps, see võib olla meie looming, see võib olla palju erinevaid asju, see ei pea olema üks suur hiiglaslik asi. Ja minu jaoks on olnud see rahu koht endaga just see, et ma olen leidnud selle nagu tähendusrikkuse, oma elu tähenduslikkuse. Ma ei ütle, et see mingi suur elu eesmärk on või mingi selline, aga ma olen leidnud nagu asjad, mis on minu jaoks olulised, ma olen leidnud oma väärtused ja ma olen leidnud see, mida mina täna teen, on oluline minu arvates maailmale. Ja see on mind väga palju aidanud. Just nimelt selle aktsepteerimisel, et ma olen täpselt see, kes ma olen. Ma olen selline naine, nagu ma olen ja ma pole traditsioonilises mõttes emadena. Et kuidas sina tunned? Et väga paljud kuidas sina sellest teemast tunned? See oleks väga huvitav teada, et kas need naised, kellel ei ole lapsi, kas nad häirivad sind? Kas sa tunned nende osas mingit sellist nagu näed kadedust, näed, nad saavad oma aja ja raha kõik enda peale kulutada? Või sa tunned hoopis sellist haletsust, et oh, nad vaesekesed küll,
neil ei ole ju neid rõõme või mis iganes asju. Või kuidas sina tunned? Või sa arvad, et see on täiesti okei lihtsalt? Mul on väga põnev, et kuidas see teema nagu sinu jaoks on ja kuidas sa tunned, kas sellest üldse peaks rääkima, et on olemas ka sellised naised, kellel ei ole lapsi ja nad tunnevad ennast täiesti hästi. Et vabalt ja naiselikult saab ennast samamoodi tunda. Et ma olen muidugi ka sellel, sina kirjuta ja jaga oma mõtteid ja mina räägin edasi. Ma olen muidugi oma naiselikkuse teekonnal jõudnud ka selleni, et naistes on tõesti väga palju erinevaid aspekte. Naiselikkuse nii-öelda need aspektid või allikad või väljendusvõimalused ei ole kunagi ainult ühte. Ei ole me nagu, ei ole ka seda 4 arhetüüpi, mis me seal selles raamatus, kes see oli, Katrin Saul-Saali vist kirjutas selles raamatus 4 arhetüübist, perenaine, armastaja ja kes seal veel olid, kuninganna ja. Aga mina väidan, et naistes on neid palju rohkem. Neid nagu nüansse või naiselikkuse tasandeid. Ja me ei ole kunagi ainult emad või ainult ühte või ainult teist. Meis ongi kogu aeg naistena see miks. Nii nagu meil on see hormoonide kokteil, nii on meil ka need naiselikkuse aspektide nii-öelda selline kokteil. Et aga neid nagu isegi kirjeldada või määratleda, mina ütlen, et see 4 jaotus on igal juhul vähe. Ma olen rääkinud 7 jumalannast, mis on nagu 7. jaotus, kus üks osa on seotud selle emalikkuse aspektiga. Aga seda jaotust võib teha palju suuremat ja palju laiemat kui 7. Me lihtsalt oleme sellised, et meis on nii palju naistena. See on rikkus minu arust, naiseks olemise rikkus. Ja et need on sellised huvitavad teemad, emaks olemise ja, ja emadega. Et ja mul on hea meel, kui keegi jagab siia, et kas tema jaoks ka naiselikkus on seotud emaks olemisega või mitte. Et mul oleks väga huvitav, kui sa jagad. Ja ma arvan, et see ongi okei, kui me jätame üksteisele oma valikud. Et me isegi ei pea teadma, miks on kellegi teekond ühte või teistsugune. Me ei pea teadma, miks, kas see on nagu olnud mingisugune viga või see on, ma ei arva üldse, et see viga on tegelikult, või see on olnud kellegi soov või valik või see on olnud sundseis. Tegelikult me võime austada inimeste olemust ja olemist nii, nagu nad on, arvan mina. Minu jaoks on see teiste inimeste austamine sellena, kes nad on, kõige kuidagi olulisem asi. Et ja küll aga see emalikkuse aspekt on meis kõigis olemas. Ükskõik, kas meil neid lapsi siin füüsiliselt on või ei. Et see emalikkuse aspekt kui avatud süda on ja see tingimusteta armastus on absoluutselt kõigis olemas. Ja mina olen muidugi kunagi näiteks, kui ma olin mingi 28 umbes või midagi sellist ja siis, kui mul oli oma osakond tütarlapsi, minust nooremaid, siis ma hakkasin nendele emmeks töö juures. Ja siis ma emmetasin neid. Et ma hoolitsesin nende eest, nagu ma olin nende ülemus, aga siis ma hoolitsesin iga nende nagu pisiasja eest. Ja vahetevahel muidugi naised hakkavad emmeks oma meestele. No see ei ole hea plaan.
et kui me neid noori tüdrukuid nagu neile kuskil töökohas või kusagil kommuunis või grupis oleme nii-öelda emmeks, see on okei, vahel nad vajavadki sellist nõks nagu teistsuguse naise mingit nagu olemust või soovitust või tunnet. Aga oma meestele emme olla, see ei ole hea plaan, uskuge mind. No vähemalt mitte siis, kui te nagu ei taha oma pojaga voodis olla. Et enamasti ei taha. Et jaa, aga teil on nii toredad kommentaarid, mis te kõik siin chatis jagate. Ma loen neid paralleelselt ja meil on kõigil oma teekond ja on huvitav neid teekondi jagada lihtsalt. Ja minu arust see teebki meist unikaalsed loojad, unikaalselt naiselikud naised. Et mida mina tahan, mul on hea meel, kui see diskussioon nagu tõstub sellisel moel, et kõik julgevad rääkida oma seisukohti. Mina julgen öelda, et ma olen täna väga õnnelik ilma lasteta olles. Ja ma imetlen kõiki teisi, kõikides teistes olekutes, aga ma ei ole õnnelik mitte sellepärast ainult, et mul lapsi ei ole, vaid ikkagi kõigil teiste nagu asjade koosmõjul. Et see õnnelikkus on hoopis teistes kohtades peidus. No vot ja see armastuse tunne, see tingimusteta armastus, vahetevahel meil on nagu suur vajadus seda maailmale jagada. Ja siis võib juhtuda, et me kas need oma lapsed või mehed või töökaaslased, ükskõik või sõbrannad nagu külvame selle nagu üliarmastusega ja hoolitsemisega nagu üle. Teate seda sõna kanaemad? Et oleme kõik nagu hoolitseme nii üle ja see ei ole üldse paha, aga seal on hästi oluline meeles pidada, et seda armastust võiks jagada ennekõike iseendale. Sellepärast, et kui me jagame selle armastuse ära näiteks kas või oma lastele, siis lapsi peab armastama ja nemad peavadki armastust saama ja see kõik on õige. Aga kui meil endal ei jagu, mis te arvate, kas need lapsed on õnnelikud? Mis te arvate, kas ükski laps tuleb oma ema juurde aastate pärast ja ütleb, et ema, ma olen nii tänulik sulle, et sa minu pärast nii õnnetu olid ja nii palju kannatasid ja ennast armastusest ilma jätsid? No mina ei usu, et ükski laps tuleb. Lapsed on nii targad. Et ma tean, et meil siin ringis ei ole teiega ühtegi sellist naist, aga maailmas on neid palju. Sellepärast see on ka üks võimalus selle emaduse juures. No vot, aga nüüd ma tahan jõuda selle emakani. Ja vot see on ka põnev koht, et kaamera ei näita mul siit kõhust allapoole, ma panen käed praegu niimoodi oma emaka peale siia vööst allapoole. Ja see emaka koht on see, kus asub see meie väekarikas, meeldib mulle öelda, naiseliku väekarikas. Ja miks ma ütlen emaka koht? Sellepärast, et ka siis, kui sul füüsiliselt kehas ei ole emakat, paljudel naistel ei ole ja te ei kujuta ette, kui paljudel ei ole, siis see koht, see väekarikas, see on kõigil alles. See on täiega kõigil alles. Ja ei ole vahet, kas meil see emakas nii-öelda töötab sellel, kuidas ma ütlen, kuupuhastuse ja reproduktsioonitsükli nagu mängus või mitte. Ehk siis, kas me oleme nagu fertiilses eas või me oleme menopausis, vahet pole. See väekarikas töötab seal emaka kohas igal juhul. Ja vot see väekarikas ja see emakas on nagu hästi seotud. Ja see on hästi nagu imeline koht naise kehas, kuhu me surume kõik oma emotsioonid, kui me tahame kuhugile suruda. See ei ole hea plaan. Neid on parem nagu välja õppida elama, aga tihti me teeme seda. Ja hea mõte on see, et me näiteks kurbust ja mingisuguseid muresid kogu aeg sinna oma väekarikasse ei suruks, sinna emakasse ei suruks. Ja öeldakse, et meie näiteks munasarjades on meie rõõmu nagu selliste seemnete ja rõõmu allika asukoht. Kas pole ilus?
et väga paljudel naistel on seal muidugi murelikkuse asukoht, sellepärast et seda rõõmuallikat pole nii ammu kasutatud, et see on kokku kuivanud ja murelikkus on asemele tulnud. Aga see on jälle hästi kurb koht. Palju ilusam on, kui see rõõmuallikas lasta sealt nagu vabalt voolata. Aga emakaga on jah huvitavad lood, et see emaka koht või see väekarikas seal, see meie ütleme, kosmiline emakas on alati olemas. Ja see kosmiline emakas annab ennast tunda, isegi siis, kui füüsilist emakat ei ole, kui me tahame. Ja seal asuvad väga paljud vastused, mida näiteks meie mõistus ei oska või ei saa või ei taha või ei saa kätte. Ja ma ei tahaks öelda, et see on meie alateadvus, see on teine koht. Aga meil on olemas oma nagu emakateadvus. Ja seda võib nimetada vahel ka kõhutundeks, aga vahetevahel on see meie kosmiline emakas meie sees, kus on need vastused olemas. Tahame me sealt neid vastuseid või ei taha, see on juba iseküsimus. Kuidas sinul on suhe oma emakaga? Kas sa üldse mõtled selle peale, et sul on selline imeline koht nagu sinu emaka koht või sinu kosmiline nii-öelda emakas, mis on siis energeetiline emakas, see väekarik? Kas sa tunnetad teda endas? Kas sa elu jooksul oled teda tunnetanud? Kas see on sinu jaoks see nagu alakõhuvalude kõht seal enne päevi või on see sinu jaoks see koht, kust sinu ideed sirguvad, sinu vägi paisub? Mis on sinu jaoks see sinu emaka koht? Minu arust on see väga hea küsimus, sellepärast et nii nagu me näeme oma emakat ja tunnetame, kas ta on ainult nagu mingi valude koht, nagu vaevuste koht või ta on nagu meie mingi väe nagu tõesti selline, kust see jõud saab tulla, kui meil muidu jõudu ei ole, siis vot sealt võtame jõu. Et see on väga huvitav enese väikeseks vaatluseks mõelda. Mul on hea meel, kui sa jagad seda, kuidas see sinu suhe on sinu emaka või nagu selle, ütleme siis nagu mitte füüsilise, vaid ka kosmilise emakaga. Ja see kosmiline emakas on, sina kirjuta, mina räägin edasi. See kosmiline emakas on hästi põnev kujund, et teatud sellises nagu maailmakäsitluses või natuke maagilis-poeetilis, eepilises maailmakäsitluses oleme me kõik sündinud sellisest kosmilisest emakast, kogu meie tänane universum. Ja kui sa küsid, kus see kosmiline emakas on, siis on seal see kosmiline ema, eks ole, kelle kosmilisest emakojast me pärit oleme. Aga seesama kosmiline ema saad olla ka sina ise. Võib-olla sa oled kogenud mõnda praktikat, kus sa oled iseenda sündimist uuesti läbi kogenud ja need on väga võimsad praktikad. Me täna ei tee nii võimsad siin igaüks oma kodus arvuti ees, me teeme hästi lihtsa praktika. Mida mina tahan sulle öelda on see, et emakas ja see väekoht, see on oluline, seal on meie vägi. Ja mul on sulle näiteks üleskutse, et sa ei vähendaks oma väge ja et sa ei topiks oma emakat kuhugile nagu kinni ja ei suruks teda kuhugile nagu ära. Mis ma selle all mõtlen? Kuidas naised seda emakat nagu kokku suruvad, on üks hästi nagu lihtne asi on riietega. Me surume oma selle alakõhu ülikitsastesse teksastesse või mingitesse nagu sukapükstesse, ülikitsastesse sukapükstesse, mis surub kokku alakõhu ja samas alakõhus asuvad ju seal seespool see nii-öelda nagu füüsiline emakas ja ka meie väeenergia see koht. Nii et kui sa kannad selliseid ülikitsaid riideid, mis surub su alakõhu kokku, siis esiteks füüsilised vaevused on nagu suhteliselt kindel mõne aja pärast teatud vanuses, aga teiseks su vägi, sa oled oma väe kokku surunud. Mõtle selle peale.
miks sa peaksid oma väge kokku suruma? sellepärast, et kusagil nagu ajakirja kaanepiltide peal on mingi tüdruk, kellel on kõht sissepoole nagu niimoodi kaares. see pole päris naine. päris naistel on kõht väljapoole kaares. ja kui naised tulevad mulle rääkima, et neil on kõht, siis ma ütlen, appi kui ilus jumal tänatud, et sul on kõht. sellepärast, et see tähendab, et sul on vägi, sul on koht, kus su väekoht asub. ja see kõhu nagu noh, iga kõhusentimeetri nagu häbenemine on üks nagu hullemaid asju, mida me endaga saame teha. me häbeneme oma väekohta. milleks? kes meile sellise mõtte andis? vahet pole, kes see oli, me saame täna selle ära muuta. et kes on minuga nõus, et võtame selle oma väekoha ja lubame tal uhkusega vabalt olla, täpselt sellisena, nagu ta on. et nii mitu sentimeetrit, kui ta on, nii täpselt, missuguse kujuga, kui ta on, see on meie kõht on meie väe asupaik. nii äge. sa ei pea minema homme tänava peale palja kõhuga, sest meil on ikkagi maikuu ja külm. aga sa ise, kuidas sa sellesse suhtud, selles on nii suur vahe. kui sa lähed nüüd õhtul sinna duši alla, siis sooja vee alla, siis silita oma alakõhtu. mul ei õnnestu kuidagi siin seda kõhtu näidata. ühesõnaga, ma praegu silitan oma kõhtu ja siis silita seda oma alakõhtu just nabast allpool seda vaagna kohta ja mõtle, et see on sinu vägi seal su käe all. ja kuidas seda väge tunnetada, on mitu varianti ja kohe hakkame seda tegema. üks mõnus harjutus alustuseks on see, et võtad oma käe ja kõigepealt teed nad soojaks niimoodi, hõõrud neid niimoodi, hõõrud nad niimoodi nagu mõnusalt omavahel kuumaks, hästi mõnusalt kuumaks ja siis kui oled nad hästi mõnusalt kuumaks hõõrunud, siis paned nad ühel hetkel alakõhule, nabast allapoole ja hoiad, lihtsalt hoiad ja tunnetad, kuidas su käte vahel ärganud elekter, energia natuke elavdab ja loob ühenduse selle sinu väega seal alakõhus. ja nüüd ma kutsun sind üles suhtlema ja looma ühenduse selle oma väekoha ja emakaga. et kuidas seda teha, siis leia omale selline mõnus istumisasend. kui sul praegu pole, see nõuab hääle tegemist, nii et kui sul praegu ei saa häält teha, siis tee seda hiljem kaasa. me ei hakka karjuma, aga ma kohe seletan, et siis võid alati pärast teha. mina sätin ka oma jalad siia mõnusalt enda alla, et mul on mõnusam olla. nii, istu nii, et sa saad nagu vabalt olla, et selg on vabalt enam-vähem, et sa kuskil päris pikali ei ole, ära niimoodi kössis ole, püüa sirge seljaga olla. võid seista ka loomulikult, kui jaksad. ja pane omale käsi alakõhule, kas siis üks käsi ja teine käsi sinna peale. ma näitan siin rinna peal niimoodi, sest ta ei näita mu alakõhtu. või siis pane niimoodi käed nagu mõlemalt poolt niimoodi, et sul on nagu siin väikesed sõrmed on nagu nende kohtade peal, kust algavad jalad näiteks. ja vaata, kuidas sul mõnusam on. aga see nabast allapoole pane niimoodi mõnusalt käed. ja ma õpetan teile sellise praktika, mille käigus sa saad esiteks võtta ühendust ja luua nagu ühenduse oma emakaga ja elavdada teda. ja teiseks, kui sa soovid, siis selle järel võid esitada mõne küsimuse ja vaadata, mida su emakas asuv selline nagu väetarkus, emakatarkus, mida see sulle ütleb. vaatame, kuidas meil läheb. hoia neid käsi mõnusalt seal ja hinga mõned korrad lihtsalt sügavalt sisse ja välja.
ja tundsid, kuidas luba hingamine vabaks. lihtsalt ole, too tähelepanu iseenda käte all. Ja tunneta, kuidas selle paari sügava hingamisega võid silmad kinni panna, kui soovid. lihtsalt su olemus natukene rahunes, lõdvestus. Ja nüüd hakkame tegema sellist ümisemist, et hingame sügavalt kõigepealt sisse ja välja hingates lubame õhul nende huulte vahelt välja minna nii, et ilmub kuuldavale justkui ümin. Ma näitan sulle ette, te huuled võid teha ennem märjaks niimoodi keelega, siis on lihtsam. Hoiad huuled nagu hästi õrnalt koos, mitte tugevalt ja lased neil nagu niimoodi vabalt olla. Nii, ma näitan sulle. Mõte on selles, et sa tunned huultes natuke sellist nagu vibratsiooni. Ja nüüd proovi sellisel moel ümiseda. Ja proovi nii, et hääl tuleb su üminaga koos huulte vahelt välja. Ja nüüd iga kord, kui sa sisse hingad, siis välja hinga koos selle üminaga ja selle ümina ajal vii tähelepanu oma emaka kohale, oma emakale alakõhus, mis on käte all. Nii et justkui sa tunned, kuidas ümiseks mitte su huuled, vaid kuidas ümin tuleks su emakast. Ja teeme seda mõnda aega koos. Ja lõpeta ümisemine ja jää hetkeks vaikusesse. Ja nüüd esita oma emakale mõni küsimus. Kas või lihtsalt see, et mida ta sulle soovitab või mis on sulle täna oluline. Ja jää lihtsalt hetkeks kuulama seda vastust, tunnet. Ja hinga sügavalt sisse. Raputa õlad, raputa oma käed vabaks. Raputa keha vabaks. Ja tule tagasi. Kuidas sa tunned ennast? See praktikat võid teha omaette, võid teha umbes nii, et sa teed 10, vähemalt 10 üminaga hingamist. Nii et iga kord, kui sisse hingad, siis välja hingad hästi aeglaselt sügavalt koos üminaga. Selle järel, siis kui 10 korda oled vähemalt edasi-tagasi ära teinud, tavaliselt sa saad aru, kui aitab, aga ütleme 10 on miinimum, siis jää justkui, jäta hingamine nagu iseenesest toimima, vii tähelepanu alakõhule ja küsi midagi. Küsi oma emaka käest midagi.
ja vaata, mis vastuse sa saad. Alati ei saa kohe vastust, aga vahel saab. Et vaata, kuidas sul läheb. Ja sa võid seda teha igal ajal, sest see harjutus äratab su emaka, äratab su väekoha ja see harjutus kindlasti loob sulle ühenduse selle oma emakaga, oma väekohaga, oma kosmilise emakaga, mis on meid kõiki siia maailma ja meie maailma nii-öelda sünnitanud. Et proovi ja mul on hea meel, kui sa jagad, kuidas sa tunned ennast, kas keegi tegi kaasa praegu, et kui sa said kaasa teha, et kas sa tunned alakõhus justkui kuidagi teistmoodi. Mina tunnen alati, et mul on justkui selline elusus, tekib mingi vibratsioon. Vibratsiooni ma algul tunnen huultes, pärast see tunne liigub sinna alakõhtu. Ma tunnetan seal alakõhus seda vibratsiooni. Kui ära tee seda väga pikalt, seda üminat, muidu sa võid esile kutsuda menstruatsiooni, kuigi seda pole muidu plaanis või kutsuda esile siis, aga sa saad esile kutsuda neid vastuseid, mis sealt tulevad või siis sellist juhatust, mida sa tahad küsida. Et selline praktika oli siis tänaseks päevaks oma emakaga ühendus. Kui sa ei saanud praegu teha, siis mul on hea meel, kui sa teinekord teed ja jagad kas mulle isiklikud sõnumitesse või selles grupis, et kuidas sa tunned ja kuidas see sul läheb. Need jagamised on alati hästi olulised. Et see ühendus meie emakaga, see on palju olulisem, kui me arvame. Et vaata oma kõhtu, alakõhtu, imetle teda, oma ema koda, omaenda väekohta ja täida teda jõuga. See ümin on samamoodi see, mis täidab teda natuke sellise jõuga. Aitäh sulle jagamast, et põnev surin ja tukslemine ja see on see, mis tekib. See on see, mis tekib. Ja aitäh jagamast. Ma loen nüüd neid kommentaare, mis minuni nüüd jõuavad. Ja elusus ja vibratsioon on alakõhus ja sealt kandub nagu tervesse kehasse. Täielikult toob kohale siia ja praegu. Ja see on see naiseliku päris väe nagu äratamine. Ja sa võid muidugi peale seda ümisemist ka nii-öelda hingata seda kehasse laiali, kui sa oled teinud hingamispraktikaid ja see on sinu jaoks okei. Ja sealt saab väga põnevalt edasi mängida siis selle tundega, selle elususega, selle väega. Vot nii, aga see oli nüüd see, mida ma tahtsin sulle täna jagada. Ja enne kui sa lähed, siis mul on hea meel, kui sa korraks võtaksid ka kokku tänase siin oldud tunnikese. Et mis on see üks mõte või 3 mõtet, mis sa siit kaasa võtad? Et kas oli midagi, mis sind kõnetas? Midagi, mis on see üks mõte või mitu? Et see on väga alati oluline selline väike ankurdamise koht selliste koosolemiste lõpus, et jagada seda, et mis sa kaasa võtad. Siis see mõjub rohkem. Ja senikaua, kuni teie jagate, siis mina väga tänan teid ja mina soovin sulle nädalavahetuseks hästi ilusat ja mõnusat olemist ja ma tuletan sulle meelde, et ka emake maa on see oluline ema meil, et pühapäeval, kui on emadepäev siin Eestis, et siis sa võid ka emakesele maale öelda mõned tänusõnad, kes meid siin hoiab ja kaunistab. Ja et see on ka üks oluline asi nädalavahetuseks. Ja aitäh teile kõigile täna siin seda tunnikest reede õhtul veetmast ja
ja kui sul on hiljem mõned mõtted jagada või tahad midagi küsida sel teemal, et siis kirjuta mulle otse julgelt. Ja. Mhm. Loen teie kommentaare, väga ilus. aga aitäh sulle ja imeilusat olemist. Ja, ja see jagamine, et kõik lapsed, nii sündinud kui sündimata lapsed on hea nähtavale tuua, sest nad toovad alati õnnistusi. Ja iga naine on ilus oma elus, hoiame naiselikkust ja naiseks olemist. aitäh sulle, aitäh. aitäh. Ja ilusat õhtut sulle. Tšau.